Tere tulemast vaatama uut videot. Selles videos ma näitan teile, kuidas valmib minu Notsiku uus mõmmiku kollektsioon ehk siis mõmmikangast, mõmmifliisist tunnelid, kõik asjad, mis ma sellest teen. Ja selle launch ehk siis müüki läheb see 7. veebruaril kell 9. Ma ei tea, kuna ma täpselt selle video üles panen, kõik oleneb sellest, kuna ma need asjad valmis saan, palju ma üldse filmin ja nii edasi, aga juhul, kui on 7. veebruar möödas, siis lingi leiad ikkagi siis altpoolt või kui ei ole veel, kui ma saan selle video varem, siis lihtsalt e-poe lingi leiad ka siis video kirjeldusest. Ja lihtsalt võtan teid kaasa, kuidas see kõik läheb, kuidas see ettevalmistus selleks läheb. Ma ei ole varem teinud ühte sellist suurt kollektsiooni ja näitan teile siis ka, et kuidas, mis kangad ma üldse nüüd hulgi tellisin edasi. See on jälle väga-väga suur hüpe minu väikeärile üldse sellist asja teha, panna nii suur investeering, tellida nii suures koguses kangaid. Aga ma tahaks loota, et kuna ma saan täna sellele pakkuda sellist natukene kindlamat laoseisu asjadele, et ei ole see, et kohe kõik saab otsa või näiteks kui inimene tahabki osta endale terve puuri sisustuse, pissilapid, kõik asjad ühe disainiga, siis see on võimalik, et varem mul ei olnud seda võimalik pakkuda, sest kui ma ostan ainult väikeseid koguseid, siis ma saangi teha nendest ainult mingi 2 või 4 tunnelit ja see on kõik, on ju, siis on mul see asi läbi. Nii et jah, loodan, et teile see video meeldib, ole palun nii kena, pane sellele videole like, see päriselt aitab seda kanalit ja kindlasti telli ka palun seda kanalit, see aitab veel rohkem. Nii et aitäh ja ilusat video vaatamist! Hei, mõtlesin, et teadvustan natukene siis seda protsessi ka, kuidas ma üldse selle kollektsiooni loon. Ja nagu te näete, siis mul on prillid ees, sest ma õmblen hetkel kokku siis neid katteid koos alusega ja see on kõige raskem osa. Issa ma pean need ära võtma alusega ja see on kõige tõenäolisem, kus ma kõige rohkem nõelu olen üldse murdnud. Ja ma ei taha, et mulle silma midagi kukuks või lendaks. Kell on väga palju, ma olen täna väga palju õmmelnud juba ja te näete siin taga ka, mis mul juba seal valmis on. Et täna on siis tunnelite päev. Ehk siis teen neid tunneleid ja tahtsingi lihtsalt natuke rääkida ka sellest, et kui palju ongi muutunud kõik asjad aja jooksul. Kas või näiteks nõelade valik, mul läks väga kaua aega, et leida õiged nõelad üldse, väga kvaliteetsed, peangi kasutama nagu Husqvarna nõelu. Nõelu peab nii või naa vahetama iga 6-8 tunni töö järel. Ja see on hästi oluline. Lisaks on siis niidid, on ju, et kõik niidid üldse ei sobigi ja ei tooda nagu või ühesõnaga tekitab ebakvaliteetset õmblust siis nii-öelda. Ja need on kõik asjad, mida ma olen pidanud järjest ja järjest nagu siin avastama, väga palju pisaraid, frustratsiooni, kõike sellist asja, aga nüüd ma olen tõesti saanud sellise hea flow, ma tõesti tunnen, et mu tooted on kvaliteetsed, et kui midagi peaks veel, mis käsitöö puhul ilmselgelt võib tekkida, ma küll kontrollin nagu kõik üle, aga ma olen inimene, inimesed teevad vigu, ehk siis mul on nii või naa asjadele on ju garantiiga, aga et üldjuhul peaks olema kõik väga hästi, ma pesen asjad ka läbi, vaatan veel kord üle, nii edasi, aga kui midagi on, siis alati kliendid saavadki minu poole pöörduda, on ju. Tunnen jah täna ennast juba üpris väsinult, sest ma olen päev otsa sellega tegelenud, lõiganud kõiki asju ja ma olen suht kindel, et ma ei saa täna valmis, sest jah, ma saan valmis, ma arvan, tunnelid. Selle ma olen eesmärgiks teinud, aga see pissilappide õmblemine võtab nagu ka väga-väga kaua aega ja kui ma teen 6 tunnelit, siis mul on vaja 12 pissilappi õmmelda, mis on väga palju ja ma pean täna käima kindlasti duši all ära, sest nagu mul näha on ka, siis mul on mingi, ma ei tea, pean käima duši all ära, sest mul on homme arstiaeg ja nii edasi, et mul on ka tervisega teatud nagu probleeme jälle olnud ja olen siin üritanud nagu leida lahendusi. Nii et jah, stressi omajagu, aga ma olen nii rahul selle mõmmi kangaga, see on nii üliarmas lihtsalt ja see on nii pehme ja ma tean, et te jääte nii rahule nendega. Nii et ma väga-väga tahaks selle kollektsiooni müüki paisata ja ma pean lihtsalt selle tegema. Ma tahan teha kaisukotte, ma tahan teha neid tunnelid, ma tahan teha siis uue toote, mis ma välja mõtlesin lõike, on siis Notsiku iglu.
Et ma mõtlesin nii kaua aega, et Notsiku kuubik on ka suurepärane toode, aga mul läheb selle tegemiseks lihtsalt nii kaua aega ja seetõttu see ongi nii kallis ka, sest see võtabki mega kaua aega, see on väga keeruline tehniliselt. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et kuidas nagu pakkuda põhimõtteliselt sama asja, aga et ma saaks ta nagu natuke kiiremini valmis ja saaksin nagu parema hinnaga seda pakkuda. Ja seda oleks ka natuke lihtsam teha, sest teda ei ole nii lihtne teha kui näiteks tunnelid on ju. Kuigi tunnelitel on ka ikkagi see nõela katkimise minemise protsent on päris kõrge, siis selle igluga on see ka natuke kõrgem ikkagi. Aga lõikamist on vähem, tükkide lõikamist on vähem, seal on rohkem vähem erinevaid detaile ja see teeb selle ajasäästu põhimõtteliselt. Kui ma teen kuubiku, siis iga kuubik on erinevad detailid on ju. Ja lõpuks see võtabki siis väga palju aega. Aga ma nüüd jään väga palju rääkima. Ma arvan, ma rohkem selle video jooksul ei räägigi. Ma lihtsalt näitan teile ja loodame, et varsti saab siis see müüki paisatud. Võt. Ja nagu ma just rääkisin nõela murdmisest, siis jah. Viimase tunneliga. Tore. Ja sain kõik tunnelid valmis koos siis pissilappidega, nii et panen nad kõik nüüd pessu ja siis tunnelite osas on valmis. 6 tükki neid tuleb ja vaatan, kuidas üldse müük on ja nii edasi, et esialgu ma neid rohkem ei tee. Ma plaaningi teha niimoodi väljalasketena nii-öelda siis, et kui on kõik ära müüdud, siis teen nagu jälle juurde, teen uued nagu nii-öelda restockid siis, jah. Ehk siis vaatame, kas üldse on ostjaid neile, sest ilmselgelt ma tean, Temust ka igalt poolt mujalt saab osta odavamaid asju, aga need ei ole sellised tunnelid, üldjuhul neil ei ole kaasas selliseid pissilappe asju, nad ei ole valmistatud üldjuhul siis Ökotex standardkangastest ja nii edasi, et ma tean, et asjad, mida ma teen, on väärtus, aga see peab olema ka see väärtus selle inimeseks, kes seda ostab ja seda ma juba ei saa juhtida. Sinna ma ei saa mitte midagi teha, aga ma tean, et need on päriselt kvaliteetsed ja kogu südamega tehtud, nii et igaüks, kes siit selle ostab, siis ma olen jube tänulik. Ja no ma ei tea, ma tahaks küll selle peal ise ka nagu magada lihtsalt, no mõnus, nii mõnus, pehme. Võt, nii et panen need pessu ja siis ma pean minema kohe ka arsti juurde ja siis õhtul ma hakkan siis kaisukott kangaid välja lõikama. Kaisukotte ma teen hästi palju, sellepärast, et kaisukotid on kõige minevam toode, see on mu üks kõige odavamaid tooteid, arvatavasti ka sellepärast, pluss sellele tõesti ma ei ole nagu leidnud absoluutselt mingit vastet. Ja see minu arust lihtsalt nagu täielik siuke must have asi, ma igapäevaselt tegelikult tunneleid asju, notsud ka kasutavad igapäevaselt mul, aga jah, ühesõnaga kaisukott on üks parim asi, mis ma üldse välja mõelnud olen, see on aidanud mul väga hästi notsudega sõbraks saada ja ma usun, et sellepärast see inimestele ka nii palju seda ostetakse, sest see on päriselt vajalik asi. Võt, nii et täna on plaan siis hakata sellega edasi tegelema. Sain teise iglu ka valmis. Selle ma õmblen siis põhimõtteliselt niimoodi, et oleks nagu võimalikult õmblusvaba, et siin ei oleks siis nii-öelda õmblusi tunda, et see on see pahumine pool ja tegelikult nende asjade puhul ongi see ülihea, et ongi ülihea see, et sa saad nad enne pessupanekut ka nagu niipidi kerata ja siis saab puhtaks selles mõttes. Ja neid tegelikult võib 60 kraadiga ka pesta, lihtsalt see kangas siis nagu kulub nagu kiiremini on ju, aga näiteks kui nad ongi mingid paprikad söönud või midagi sellist, siis muud moodi ei saagi plekke välja, sest nendega ei tohi ju kasutada väga tugevaid pesuaineid. Ehk siis siuke vahepeal 60 kraadiga pesemine, pluss näiteks kui ongi mingid parasiidid või midagi, siis peabki 60 kraadiga kõik ära pesema, nii et selles mõttes need kannatavad. Et ma valingi fliisid selle järgi, sest ma pean nad ise ka läbi pesema 60 kraadiga, sest et muidu nad ei hakka vett läbi laskma. Ehk siis jah, ma selle järgi ka valin fliisid, et kõik need hästi odavad fliisid, nad ei kannata 60 kraadi ja nad lihtsalt hävivad ära. Et nii. Aga jah, nüüd on ta siin õiget pidi, natuke tahab veel vormimist ja ongi iglu valmis ja mul tuleb neid 2 tükki. Ja siia tulevad sisse ka pissilapid, et siis ta ka nagu hoiab oma seda vormi veel rohkem.
et nutsudele väga meeldivad need, et tegin poistele, tegin täpselt sellise ja tüdrukutele tegin sellise, et siin oli ka nagu kinnine osa ja siis väike ava, aga nad hakkasid väga tülitsema sellega, et ikkagi nad nagu väga, neile meeldib see ja siis nad lähevad nagu, et ma tahan ka seal olla. Ja kui neil on nii väike ava välja saamiseks, siis nad ikkagi teevad haiget teineteisele. Nii et siis ma lõpliku versiooni tegin niisuguse suure avaga, et siis kui üks läheb sisse, siis tegelikult mahuvad kahekesi ka siia ära. Poisid näiteks on tihti kahekesi ja ma olen tüdrukuid ka tegelikult näinud mõlemad ka seal sees, aga siis ühesõnaga neil on piisavalt ruumi, et üldse siit välja tulla. Neid iglusi nüüd tulebki ainult 2 tükki. Ma ei tee neid praegu rohkem, sest et ma ei tea, kas neid üldse tahetakse. Et mina võin arvata, et see on maru äge toode ja nii edasi. Aga kas inimesed ka seda arvavad? Eks me siis näeme. Et ma ei hakka neid praegu rohkem tegema. Et mu peamine rõhk läheb tunnelitele ja kaisukottidele, mida kõige rohkem ostetakse. Nii et jah, aga ma teen siia pissilapid ka ära ja siis näitan juba, kuidas see valmis kujul välja näeb. See pissilapp samamoodi mõlemat pidi kasutatav ja läheb ilusasti siia sisse. Ma tegingi ta natuke nagu suurema just sellepärast, et ääred nagu üle tuleksid, et oleks natuke suurem kui see põhi, sest et siis ta kaitseb paremini. Notsud ikkagi pissivad kogu aeg äärtesse ainult. Vot. Nii. Selline ta siis välja näeb. See on siis Notsiku iglu uus toode. Ja neid põhjamatte on võimalik ka juurde tellida, et müügi lähevad nad selle ühega sisse ja on võimalik siis juurde tellida, kui on soovi. Et hinna poolest panen siis ühega. Ja võib panna ka niipidi ja tegelikult ongi need kahepoolsed pissilapid ongi selles mõttes head, et siit saab mingi päeva kasutusaega juurde, kui ta ümber pöörata. Et need on väga, väga head, mugavad kasutada. Vot, siukene ta on. Nii, väike kiire update ka. Kaisukoti riided on kõik välja lõigatud, siit tuleb 14 kaisukotti ja siis mul tuli üks suur eritellimus ka veel ja 2 tunnelile. Ja siin taga on siis 2 kiigeriiet ka veel. Ühesõnaga, kõik on valmis lõigatud, nüüd on lihtsalt mega palju õmmelda. Kaisukotid sain valmis ja nüüd on mul vaja nad siis lõpud nii-öelda kinni õmmelda ja seda ma teen käsitsi. Mul on siin, lõikasin noaga näppu hommikul. Seda ma nüüd edasi ka teen. Mul on endal veits kurk valus ja siuke hakkab kiskuma natuke imelikuks. Mul on nohu alates eilsest. Ma rääkisin ka, et ma käisin arsti juures, ma käisin ninakurgu arsti juures ja siis mul vaadati häälepaelu ka selle kaameraga, nii et topiti ninna see asi. Ja peale seda mul on nagu hakkas see nohu pihta, aga mul poja on ka nüüd haige, vanem poja ja tegime talle testi ja mis see test näitas siis A-grippi. Nii et ma väga loodan, et ma nüüd grippi ei saa, aga sellepärast ma need kaisukotid nüüd tegingi nagu viimane asi. Ma teen need valmis enne, kui ma mingi lapakil lihtsalt olen, siis mul on vähemalt süda rahul. Et mul on need asjad valmis, ma saan ikka panna kõik asjad müüki ja nii edasi, et mul ei ole midagi tegemata. Nii et kui ma järgmine nädal olengi, ma nii või naa, ma olen nädala sees siis haigete lastega kodus, nii edasi, siis ma ei saa mitte midagi teha. Nii et jah, üritan need ära teha. Aga jah, kui ma praegu kaamerast ka oma nägu vaatan, siis ma näen nagu suht haige välja ikka. Vot, aga ma teen selle ära ja siis on sellega valmis. Näitan oma põrandat ka jälle. Et see mõmmi kangas on nunnu küll, aga jubedalt ajab seda. Ma vahepeal tegin juba põranda puhtaks, aga ise olen ka ikka täielikult koos. Vot, aga teeme siis edasi.
eilse eritellimuse ma sain ka valmis. Eile õhtul nagu väga hilja läksin magama selle pärast ja nii edasi, aga täna ma olen veel tänulikum, et ma selle ära tegin, sest et kui me tõesti siin kõik haiged nüüd oleme, siis jah, ma ei kujuta ette, kaua siis see inimene oleks seda oodanud. Aga ma panin sellest lühivideo ka siis siia kanalile ka, et kuidas ma selle pakkisin, nii et kui teid huvitab, mis inimene tellis, siis saate sealt vaadata. Aga ma olen väga-väga tänulik sellele inimesele ilmselgelt. Ta on juba päris pikaajaline klient, väga mitu asja tellinud ja ühesõnaga iga inimene, kes võtab vaevaks ja toetab ikkagi väikeettevõtet, on ju käsitöö. Et ma tean, et kuskilt Temust ja nii edasi saaks asju odavamalt, aga ma tahaks loota ja ma tean ka nii palju, kui ma ei ole Temu asju, ma ei ole kunagi midagi Temust tellinud selles mõttes. Nii et mul tegelikult ei ole nagu otseselt infot, aga ma olen näiteks Sheinist kunagi tellinud asju ja nii edasi. Aga mind on nüüd piisavalt ära hirmutanud need jutud, kui palju seal on ikkagi neid vähki tekitavaid asju sees ja nii edasi, et siis ma enam ei telli Sheinist ka. Vot, aga ühesõnaga, et see kvaliteet on ikkagi teistsugune. Et jah, mis mõnes mõttes ongi nagu tulistan ise jalga endale, et ma vaatan ise ka, et need, ma olengi nagu täiustanud tooteid, on ju, et selle põhjal, mis ma ütleme algselt võib-olla, et ma kasutasin algselt nagu vatiini, on ju, mida enamust tegijad kasutavad, kes teevad lemmikutele neid pehmeid esemeid ja asju, et sest see on odavam, on ju, kui porol on ja kergem oluliselt õmmelda ja nii edasi, on ju, aga vatiin läheb nii kähku ära pesus, ta läheb lihtsalt nii kähku ära, et need kaisupesad ka, mis ma tegin ja mis üks veel on müügis, siis ma olen sinna pannud nagu 2-kordse koguse seda vatiini, et ta natuke kauem peaks, aga ta ikkagi läheb nagu ajaga palju kiiremini ära. Versus porolon, mis nagu reaalselt kestab lihtsalt nagu väga-väga hästi, sest lemmiklooma asju sa pesed nii tihti kogu aeg, nagu sa pead neid pesema, sa ei saa jätta, et nad ikkagi pissitakse täis ja mida kõike veel. Et sa ei saa niimoodi, et sa üldse neid ei pese, on ju. Ja kui sa tellid Temust need, oleneb, mis need materjalid kõik on ja nii edasi, et siis nad lihtsalt lagunevad laiali selle pesuga. Eriti ütleme, kui peabki olema mingi 60 kraadiga pesemist või midagi, siis minu asju kõiki võib pesta 60 kraadiga ka. Nendega ei juhtu mitte midagi. Lihtsalt jah, see porol on nagu võib-olla ei kesta siis nii kaua, kui ta kestaks siis, kui 40 kraadiga. Aga näiteks mina pesengi, et okei, mingi aeg ma pesen 40-ga ja siis teen mingeid vahepesusid on jälle 60 kraadiga, sest et ongi, kui mingid paprikaplekid ikkagi tulevad peale ja mis iganes, siis selle 60 kraadiga sa saad kõik nagu väga-väga puhtaks ja desinfitseerid ilusasti ära ja nii edasi. Ja võib isegi natuke äädikat panna sisse sellele pesuainele ja nii edasi, et siis nagu veel desinfitseerida. Et jah, aga jah, nii palju siis sellest ja eks iga inimene ju otsustabki oma rahakotiga ja selles mõttes ma saan, nagu ma selle kliendiga ka rääkisin, kes selle suure tellimuse tegi, et ma olengi väga tänulik ja et ma tegelikult saan ju täiesti aru, et inimesed ongi hinnatundlikud, on ju, elu on nii kallis, nagu nii kallis ja eks igaüks leiabki endale selle sobiva lahenduse. Ja mina nii või naa selles mõttes, et kui mul, ma ei saagi seda asja mingi ülisuureks ajada, absoluutselt mitte. Ma teen üksi, ma teen käsitsi neid asju. Mul on väikesed lapsed ja ma lähen varsti tagasi ka tööle, on ju. Sügisest küll mingi väikse koormusega, aga mitte kohe täierauaga, aga ütleme, kui ma lähen täiskohaga tööle, siis ma saan veel vähem teha, nii et selles mõttes see ongi selline, ütleme nii, et eksklusiivne asi, et see on, et jah, ma ei saagi mingit masstoodangut teha ja see ei olegi minu eesmärk. Minu eesmärk on teha asju südame, hoole, armastusega ja need, kes tahavad seda toetada, siis palun väga. et jah, ja ma väga-väga loodan, et kõik jäävad rahule ja nii edasi. Ma just täna abikaasale rääkisin ka, et mul on nagu väga siuke suur imposter syndrome ja
ja nagu päris kõrge ärevus selle kõige pärast, kui ma neid asju nüüd olen siin teinud ja kõik, sest ma alati nagu hullult muretsen, et noh, kuidas ikkagi klientidele meeldib ja et äkki keegi et ikkagi nagu mida iganes, et ühesõnaga ma mõtlen üle, see on lihtsalt minu olemus. Ma mõtlen igat asja absoluutselt üle ja muretsen liiga palju. Nii, näitan ka, et siit saab niimoodi ilusti kinni. See on siis peittõmblusega ja siis ta jääb nagu sihuke mõnus ühtlane. Nii et siuksed need kaisukotid tulevad. Mõlemat pidi saab kasutada neid, võib keerata ka teisipidi. Ja ülinunnud, ülipehmed ja mõnusad. Ja nende peal on tõesti nii hea nagu notsud kas või niimoodi hoida, siia peale. Nii hea panna. Need on nii head asjad, lihtsalt mul on nii hea meel, et ma välja mõtlesin ja tegin. Et jah, aga need ma teen valmis, pesen ära. Ma nüüd räntisin teile jälle päris pikalt. Ma ei kujuta ette, kui pikk see video mul tuleb. Aga siinkohal ma teengi järjest seda edasi. Ja ma tänan, et sa seda videot vaatasid. Ma panen selle, ma arvan, varem ülesse kui 7. veebruar, kui need asjad siis müüki lähevad. Nii et kui sa vaatad seda enne 7. siis ikkagi kodu või see e-poe aadress on siin video kirjelduses. Ja kui sa vaatad pärast, siis mine vaata, kas on midagi veel alles. Ja alati saab mulle kirjutada oma soovi avaldada, et nagu see eritellimuse klient ka, siis ta tahtiski 2 komplekti, tahtis üldse sellist tunnelit, mida mul ei ole praegu üldse valikus. See halli panda tunnel ja nii edasi, et siis kirjutage lihtsalt oma ideedest, mõtetest, kõike saab teha. See ongi see käsitöö võlu, et te saate mitu asja tellida, et saate nii, et kõik sobib puuris omavahel kokku ja nii edasi, et see ongi asi, mida saab nagu ja põhiline põhjus, miks ma seda hulgitellimust tegin Kangale üldse, et ma saaks inimestele nagu teha suuremaid koguseid asju, sest kui ma kaalukangast nagu tellin, siis seal on nii väikesed tükid ja ma ei saa nagu lubada inimesele, et jah, et ma saan sulle, ma ei tea, kõik asjad teha nüüd sellise disainiga, Nii et jah, vaadake siis üle ja loodame, et kõik läheb hästi ja inimestele see uus kollektsioon meeldib. Oleks ju tore. Aga aitäh, et sa seda videot vaatasid ja tšau!